Tere hommikust! Täna on kolmapäev, kell on 5 hommikul ja ma olen Tallinna lennujaamas, et minna Empire'iga esinema Hamburgi, mis on väga põnev. Ma ei ole kunagi käinud nii kaugel esinemas. Hommikul läks mega intensiivselt, sellepärast, et siin see turvakontroll oli nii pika järjekorraga. Mul ei ole kunagi see nii nagu kaua aega võtnud. Ma kartsin juba, et äkki ma hilinen lennu peale. Aga õnneks jõudsin ilusasti, kõik on hästi, veits pidin jooksma. No nii, me oleme jõudnud Hamburgi, leidsime hotelli üles, proovime teha parajase check-in'i, äkki saame tuppa, et saaks chillida, saaks natuke magada ja siis tahaks lõunasööki süüa. Wow, kui suur. See on mingisugune India. Ja. No. Oh my god. No, siuke veits vanaaegne. Okei. Teeme selle pildi pealt. Ma ei mäleta küll, et siukest pilti ma oleks näinud. No, it is what it is. Kell hakkab vaikselt 5 saama. Me jõudsime tagasi hotelli. Me tegime vahepeal paar linnatiiru. Ostsime näomaske tšikkidele. Siis Urban Outfittersitest klassikalised dressipüksid, mida peab iga tantsija oma vist. Mul tegelikult ühed on sellised rohelised ka juba olemas, aga kuna ma iga päev kasutan dresse, siis nad saavad lihtsalt nädala peale otsa. Kõik on pesus. Seega mul oli vaja ühtesid juurde ja tegelikult mind kummitab üks mantel, mida ma seal proovisin. Nii et võib-olla ma, või no mitte mantel, kasukas, mida ma ilmselt lähen ostan homme. Siis oli mul kulmukeel otsa saanud. Esinemisteks punane huulapliiats ja ma ostsin veel nabaneidi endale. Trennidega juhtub vahepeal see, et püksid kuidagi suruvad täpselt sinna naba koha peale. Püksid hakkavad kruttima seda kuulikest ja siis mul kaduski nüüd just terve nabaneid ära niimoodi. Seega ma ostsin selle ja siis siuksed väiksed kõrvarõngakesed ka, mida siis ka lisada, kuna mul meeldib kasutada palju kõrvarõngaid korraks. Mul on suht palju kõrvauke, siis need on nagu tore lisand. Ja tegelikult ega mingi 1,5 tunni pärast, natuke rohkem, on meil vaja hakata startima esinemispaika, nii et tuleb hakata tegema endal meiki, soengut. Ma ikka veel terve päev olen mõelnud, et see on nii crazy, et me tulime Hamburgi, et 5 minutit siin tantsida. Aga see on väga fun ja tegelikult ei ole isegi nii hull olla. Sain lennukis päris palju magada. Veits on siuke väsimus, aga see on fine. Nii et hakkame vaikselt ette valmistama ennast.
Kõigepealt tulid need. Siis tulid need. Siis tulid need. Siis tulid need. Ja need. Ja nüüd tulid veel magustoidud. Ja siis tuli veel eraldi magustoidud. Kell on 11:30, me oleme tagasi hotellis ja ma arvan, et tänane esinemine läks meil väga hästi. Rahvas küll oli täiesti omas mullis, toimetasid, rääkisid, seal oli väga palju mingeid ärimehi, kellel oli vist nagu ürituse eesmärk omavahel väga palju rääkida ja mingeid koostööasju arutada, siis võib-olla publik niivõrd nagu meid isegi võib-olla ei vaadanud alati kogu aeg. Iga etteaste ikkagi keegi oli, kes vaatas ja plaksutas, aga jaa, väga tore oli ja nii haige ikka, et me tulime Hamburgi esinema. See ei mahu mulle pähe. Pärast esinemist oli täiega tunne, et võtame takso, sõidame kõik koju. Et nii naljakas, et me tulime Saksamaale põhimõtteliselt mingiks 5-6 minutiks tantsima. Jalutasime pärast koju, sest me sõime nii palju, meile toodi seal päkki nii palju toitu, sest et tuli välja, et umbes pooled inimestest ei tulnud kohale, ehk siis neil oli toitu väga palju üle ja nad tõid järjest meile igasuguseid asju juurde ja me sõime nii palju ja see jalutuskäik oli väga vajalik, et lihtsalt veits nagu seedida ja nagu et ei oleks nagu nii raske olla. Meil on tihtipeale pärast esinemisi, siukseid nagu kaugemaid esinemisi, siukene traditsioon näomaske teha, nii et ma ostsin kõikidele näomaske. Sponsored by Camilla. Ta palus, et me teeksime seda, et siis on meil tore ja mõnus ja üleüldse Camilla nii nagu hoidis meid ja kogu aeg muretses ja küsis, kuidas meil läheb ja vajadusel nagu mingi tehke seda, et ma teen nii, et teil oleks kõik hästi ja nagu nii tore hoitud tunne oli siia tulla, et meil on selline tööandja, selline juht, see on nii väärtuslik, et ta päriselt hoolib ja muretseb meie pärast, et me ei ole lihtsalt mingid tantsijad, töötajad, kes tal on, vaid ma tunnen tõesti, et me oleme nagu mingi fämm, keda peab nagu hoidma ja nagu meid hoitakse ja nii tore. Ma panengi nüüd maski näkku endale ja teen mingeid storysid Empire'i Instasse ka ja ega ma ei teagi, meil korraks oli mõte, et äkki me vaatame filmi, aga tegelikult ma olen üsna väsinud, nii et ma ei tea, kas ma jaksan teise tuppa minna teiste rükkutega, vaatame seda. Seega ma teen maski ära ja siis mõtleb, kuidas või mida. Ja see võiks jahe ka nii mõnus. Tore on see ka, et me saime receptionist käia ja küsida, kas meil on võimalik natukene hilisem check-out teha. Kuna nad ütlesid, et neil on hotell fully booked homseks, siis me saime ainult tund aega kauemaks seda lükata, aga kas või midagigi. Hommikul on meil hommikusöök siin ja siis ilmselt lähemegi linna peale jalutama. Nii. Saab siis seda endal peale hoida 20-25 minutit. Seega jaa, nii lahe, et me tulime siia Saksamaale esinema. See on nii crazy ja tundub, et korraldaja jäi ka meiega väga rahule. Käis ka kogu aeg uurimas, kas meil on kõik hästi ja tegi meist pilte ja videosid ja võib-olla tuleb üks esinemine suvel ka välismaal tema kaudu, mis on nagu väga tore, väga äge. Loodan, et see läheb käiku ja võt, näeme juba homme. Neljapäeval magasime end rahulikult välja ning alustasime oma päeva hotelli hommikusöögiga, mis oli meil hinna sees. Saime kõhud ilusti täis, nautisime hommikukohvi ja siis oli meil mõned tunnid aega lihtsalt chillimiseks, sest saime late check-out'i teha. Kuna mul oli kunagisest Hamburgi reisist jäänud Google Mapsi mõned salvestatud kohad alles, siis mõtlesin, et üle vaadata ja tegin veel väikese update'i, et meie päevaplaan paika panna. Meie esimeseks sihtkohaks oli Raekoja plats, mis valmis 1897. aastal ja selles on üle 600 toa, rohkem kui Buckinghami palees. Kusjuures hoone seisab puidust vaiadel, sest kogu piirkond on ehitatud varasema soo peale.
Siis liikusime edasi St Nikolai mälestusmärgi juurde. kõik? Õues oli super ilus ilm, päike paistis ja otsustasime üks hetk lihtsalt istuda ja seda nautida. Siis jalutasime mööda sadama piirkonda edasi, avastasime kohti, mida ma polnud varasemalt näinud, sest kui ma eelmine kord käisin tüdrukutega Hamburgis, siis sinna kanti me üldse ei sattunud. Leidsime väga palju erinevaid väikeseid armsaid tänavaid, huvitavaid arhitektuurilisi nurgakesi, parke, tänavatel oli tõeline sügis, värvilised puulehed olid maas ja nii mõnus oli lihtsalt jalutada. Kell on saanud 3:04, me tulime siia Mai Tai restorani sööma. Vaatame, kas meil jäi midagi söögiks. Me oleme terve aeg jalutanud lihtsalt ringi ja me peame umbes 3 tunni pärast liikuma lennujaama, nii et meil on väga palju aega, et veel shopamas ka käia. Nagu see on nii madalal tõesti. See näeb veits nagu fake välja. Kell on vahepeal 10 õhtul saanud, me jõudsime Poola. Meil on siin layover päris pikalt, mingi 2 tundi, äkki kui ma õigesti mäletan. Ja kuna me alustasime lendu siia natuke nagu varem, siis me jõudsime siia varem kohale ka. Ehk siis see paus venis veel pikemaks. Seega ma olen siin praegu üritanud mingeid trennivideoanalüüse teha. Mul oli täna asendustreener Hills trennis, sest et neil oli täna viimane trenn enne tiipgalat ja ma ei tahtnud seda hakata ära jätma. Seega ma teen nüüd siis selle töö ära ja siis öösel kell 1:45 me jõuame koju ja selliselt meie päev läkski. Ma ei jõudnud väga palju siin jutustada, aga ma loodan, et minu voiceoverid aitasid ja said natukene aimdust, mis me tegime, kus me käisime. Igatahes väga tore trip oli ja nii äge, et me käisime Hamburgis esinemas ja ma loodan, et see on alles algus ja et neid välismaa esinemisi tuleb aina veel ja veel. Pöörame tagasi nüüd. Tšauki, täna on reede ja ma magasin ennast megalt välja. Ma magasin küll, ma arvan tegelikult suht täpselt 8 tundi, aga ma tunnen, et see oli nii mõnus ja nii sügav uni, et ma sain ennast täiesti välja puhata. Ja täna mul tegelikult ei ole palju asju. Lähen nüüd paari tunni pärast sellisesse kohta nagu What the Face. Ma sain sünnipäevaks oma sõbrannadelt kinkekaardi sinna ja kuna homme on tiipgala, siis ma mõtlesin, et võib-olla see on täpselt see õige aeg, et seal käia ja proovida. Ja õhtul on mul veel tiipgala jaoks üks proov. Täna mul on vaja kindlasti välja valida oma battle'i riietused ja pakkida asjad kokku homseks, sest et homme tuleb üks väga-väga pikk päev, eks ma räägin siis sellest juba homme täpsemalt. Aga ma mõtlesin, et kuna ma ostsin päris palju asju tegelikult Hamburgist, siis mõtlesin, et ma näitan, mis ma ostsin. Seal oli nii palju heade hindadega kosmeetikatooteid. Ma nüüd muidugi ilmselgelt praegu ei leidnud seda tšekki ülesse, kus on kõik need hinnad peal, aga ma vaatan, äkki ma saan hinnad lihtsalt juurde lisada tekstina ja lisada juurde ka Eesti hinna. Ma võin, ma arvan, julgelt öelda, et ma hoidsin kokku nende meigitoodete pealt mingi 30 €, sest et seal oli tõesti nii palju odavamalt asju.
esiteks ma ostsin sellise Got2b wax stick'i, mis mul on tegelikult selle brändi oma mul varasemalt ei ole olnud, aga mul on sarnane asi olnud enne ja see on nii mugav. Siin on selline vaha, mis iganes otsik, mida saab lihtsalt niimoodi panna, kui ma tahan teha sliiksoengut, et ei pea nagu seda keeli ja asja möksima enda käte peale, et siis nagu juustesse panna, vaid ma saan otse panna niimoodi, et mul käed ei lähe kokku sellega. Ja väga mugav asi, mida kasutada ja Got2b tegelikult juuksetooteid ma kasutan suht iga kord esinemiste jaoks. Mul oli selle lakk olemas, see sai nüüd küll otsa ja mul oli selle Got2b see juuksekeel ka, nii et see on väga nice. Siis ma ostsin sellise NYXi Wonder Stick'i, mis on siis selline, et ühes otsas on siis selline kontuurimispulk ja teises otsas on highlighter, ehk siis väga mugav ka jälle kasutada. Ma ei ole kasutanud varasemalt tegelikult selliseid nagu, ma ei tea, kas saab öelda nende kohta vedelaid tooteid või, mida tuleb siis nagu blendida. On tavaliselt alati olnud need sellised pressitud kontuurimispalett ja highlighter on tegelikult vist ka, ma ei ole väga ammu highlighterit tegelikult kasutanud, aga mõtlesin, et see on hea asi, mida võib-olla siis proovida. Siis mul oli otsa saanud see L'Oreali Inflatable, ma ei tea, ma loodan, ma ütlesin õigesti, 24 tundi More Than Concealer. Seda ma kasutan tavaliselt ka meigi tegemiseks, kui on esinemistele minek. Väga hea katusega ja nagu väga mugav kasutada. Siis oli mul otsa saanud minu kulmupliiats. Ma tegelikult varasemalt kasutasin ühte sükest, mitte pliiatsit, aga sükest nagu markerit, aga see jättis natukene liiga tugevad kulmud. Selle pliiatsiga tuli kuidagi loomulikumad kulmud ja mulle väga meeldis see toon ja kuidas seda saab peale kanda, et väga mugav. See on see sama L'Oreali Infallible Brows 24 tundi Micro Precision Pencil. Ehk siis see oli üks mu ostudest. Hamburgis sain esinemismeiki tehes aru, et mul hakkab vaikselt silmalainer otsa saama ja seal oli väga odava hinnaga Essence'i lainer. See tundus ka väga hea. Näitab ka, et on 24 tundi stay. Proovisin testrit käe peal ja tõesti tundus väga hea nagu otsaga. Väga tugev must värv ja igatahes selle ostsin. Siis mul tuli Eestis tellimus, et osta neid hambaniite. Ma ostsin neid 10 tükki, nii et ma viin siis need ära. Siis ma ostsin neid samasid näomaske endale koju, mida me tegime pärast esinemist. Need olid iga €1 ja väga head, väga niisutavad ja tunduvad hea koostisega ka, et ma ei tea, ostsin neid ka, neid on alati hea kodus omada. Sest need samad kõrvarõngad tegelikult, mida ma juba näitasin teile. Siis ma ostsin koju Roomale mingisugust Saksamaa šokolaadi. Siin on küll Merry Christmas juba pealkirjas. Sellist nugati oma. Tean, talle peaks sükene kreemise täidisega šokolaad meeldima. Leidsin poest ka sellise väikese pakikese. Ma arvan, et need on präänikud, aga tundusid mingid kohalik asi olevat. Et saab siis neid proovida. Ja siis ma näitan teile ka oma uut mantlit või nagu kasukat, mida ma lõpuks ikkagi ostsin. Alguses ma proovisin natukene helledamat värvi ja siis see mind kummitama. Ma panin Instasse ka, et kas ma peaksin ostma. Enamus inimesi toib mingi hea go get it. Ja siis mul oligi plaan, et tavai, et ma lähen ostan selle ära. Ja siis, kui ma sinna poodi jõudsin uuesti, siis Maria leidis sealt ühe nagu tumedamat värvi ka. Ja ma olin mingi, et ma ei näinudki seda enne. Ja lõpuks ma proovisin mõlemat, lasin pilti teha, et saaks nagu võrrelda. Ja siis ma valisin ikkagi selle tumedama. Et ma näitan, kuidas see mul välja näeb. No nii, see näeb välja selline. Väga mõnus, pehme, karvane, mõnus. Mulle nii meeldib see on väga suhe. Ja üliäge on veel see, et seda saab kasutada nagu mõlemat pidi. Ehk siis teine variant on panna see. Kohe näitan. Pahupidi. Siis see karv jääb sisse poole. Ja nüüd on see hoopis must bomber. Niimoodi, et seest on mega mõnus ja pehme ja võid praegu seda kinni panna, aga selline must
ja see on nii ideaalne, mulle nii meeldib see, mul on nii hea tunne seda kanda ja ma ei tea, mulle nii meeldib see. Heldi ütles, et ma näen välja nagu potsataja sellega, kui mul on kapuuts peas. Aga jah, selline tore asi ja see maksis 115 €. Ja I love it. Ja siis sealt ma ostsin ka dressipüksid, millest ma juba rääkisin ka. Panen need selga. Väga mugavad. Mul ei olnud häid selliseid tumedaid mustasid dressipükse. Selle nagu kuju mulle väga meeldib. Ja väga nice. Panin need küll oma nüüd lühikeste pükste peale. Aga näevad välja sellised. Very cutesy. Very dancy. Ja need maksid 65 €. Nii, ma nüüd jõuan kohe What the Face stuudiosse. Nägu on mul hetkel selline. Vaatame, kuidas siis pärast treeningut mu nägu on. Kas on rohkem trimmis. Ma väga põnev veel, kuidas see hakkab välja nägema. Ma ei tea, kas ma julgen seal filmida midagi, aga võib-olla ma võtan julguse kokku ja astun oma hirmust üle kuskil väga avalikult filmimise osas. What the Face'is on käidud. Nii äge tunne oli see. Ma nägin silmaga, ta tegi pool nägu ära ja ma nägin, kuidas mu nägu oli väga snatched. Siit oli kõrgemal, siit olid põsesarnad väljas, siit oli kõik üli äge. Ma väga soovitan. Kell on 4:30 saanud ja ma leidsin Instast ühe tšiki, kes müüb 2 riiulit, mis sobiks meile magamistuppa, nii et ma tulin neile järgi ja nüüd mul on vaja helistada, et need kätte saada. Tervist! Ja, Grit olen. Et ma olen siin värava taga. Issand, sorry, ma vaatasin, võtsin esimese numbri, aga sa jõudsid tema numbriga juba saada. Ja, tavai, ma helistan talle. Tavai, aitäh. Ciao. Lol, ma helistasin talle endale. Okei, proovime uuesti. Hi, it's Grit. Okay, perfect, thank you. No nii, kappidel on järgi käidud. 2 sellist. Me paneme magamistuppa. Teise osas ma veel ei tea, äkki me mahutame need mõlemad ära. Ja tegelikult, ma näen super kena välja. Ühesõnaga, tegelikult mul on vaja nüüd ennast ruttu panna valmis, sest et meil on täna viimane proov enne tiibgalat koos Kelly grupiga. Seega ma panen asjad kokku ja sõidangi sinna poole. Vaatame, kuidas sellega täna meil läheb. Ja, No sest, et meil ei ole seda teist ja siis ongi see, et siis võiks seda vaadata. Ja siis võiks seda There she goes. mulle meeldib, et lihtsalt kui kaamera tuleb välja, siis there's another person coming out. Tšoki, täna on laupäev ja nagu te mu näost näete, siis ma olen super stressis. Lihtsalt stressis, sest täna on tiibgalapäev ja minu hommik on alanud sellega, et ma tegin kiire hommikusöögi ja hakkasin valima enda pätelite jaoks kostüüme ja mu kodu näeb hetkel välja selline. Sest ma ei tea, mida ma selga tahaksin panna. Ja ma otsustasin, et ma teen enne kiirelt meigisoengu valmis ja siis vaatan edasi, sest et ma arvasin küll, et mul on nii palju asju, ma saan endal outfiti lebo kokku. Ei, mulle ei sobi mitte ükski käsi, mis ma panin selga. Seega äkki meik ja soeng aitab natukene kaasa sellele, et ma näeksin overall looki. Nii et ma hakkan ruttu meikima, teen ilmselt lokid õhtuks ära ja siis ma olen super närvis, super ärevil, samas super elevil, aga rohkem olen praegu närvis ja stressis.
kotid pakitud, mina olen valmis. Ja nüüd on vaja käia kiirelt läbi Danzactist, siis mul on veel ühed kontsert seal, mis mul vaja on ühes showcase'is, vist igat battle'is ka. Ja siis liigume juba Noblessneri poole. Seekord on nii tore. Noblessneri poole. Rooma tuleb ka vaatama. Hello! Oled sa valmis? Yes, I am so ready. Let's go. Minä hakkamine vaatab, kuidas siinä tanssimine tanssib palju. 1 kategooria, 2 kategooria, 3. Preselectioni финал. И это был тогда вот смотрим, как все там нормально танцевал. Давай. Нормально. Ну давай тогда. Пойдем. Пойдем. nii, selline koht. Vau. mul oli seal üritusel kokku 4 kategooriat, kus osalesin. Experimental Heels Battle, Commercial Heels Battle, Small Crew Showcases ja Big Crew Showcases. Tegin alustuseks end riietusruumis soojaks, et keha oleks valmis esimeseks kategooriaks. Mul oli ausalt öeldes kuidagi veider seal olla, sest väga palju võõraid oli, palju välismaalasi ja kuna ma olin üleüldse battle'i üle väga närvis, siis see keskkond väga ei aidanud mulle kaasa. Samas proovisin lihtsalt keskenduda sellele, et ma saaksin oma keha tööle ja üritasin ennast mõtestada, et ma lihtsalt have fun eksin. First of all, this is a celebration. It's not like serious competition, you know? It's a space where members of the Heels community share their creativity, get inspired by each other, and express themselves through dance. We got this. We got yes. We got this. So projects are ready. Yeah. Project is New Bottega, new Bottega. Hey!
Mul ei olnud mitte mingisuguseid ootuseid sinna üritusele minnes, sellepärast et minu jaoks ei olnud eesmärk saada mingeid auhindu või võita battle'it või midagi, vaid mu eesmärk oli lihtsalt olla seal kohal teiste tantsijatega, nautida ja lihtsalt tantsida ja seda ma sain. Päev oli super pikk ja väsitav, aga need emotsioonid, mis ma sellel päevalt sain, on nii tugevad siiamaani. Ma olen väga rahul, et ma sinna läksin, et ma läksin sinna ka oma enda õpilastega, lisaks siis 2 teise grupiga, kus ma siis sain olla üks tantsijatest. Lisaks see, et ma võtsin ka julguse kokku taaskord minna battle'ile. Ma väga nautisin seda, eriti commercial battle'it, kuna sel aastal oli see vibe mulle rohkem minulik. Ma ütleks, et experimental battle'is oli väga keeruline muusika, mis nõudis väga sellise füüsilise teatri näitleja meisterlikkust, mitte niivõrd minu jaoks võib-olla tantsu, seega sellesse vibe'i ma ennast väga ei saanud, aga see on okei. Igal juhul ma olen väga õnnelik, et selline üritus meil siin Eestis toimub. Ma olen kindel, et järgmisel aastal, kui see taaskord toimub, olen ma taaskord sinna minemas. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Pane kindlasti like ja subscribe ja näeme juba järgmine kord. Tšau!